Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast minu uute videosse. See video on natukene teistmoodi ehk üks õhtu ma tulin koju, istusin diivanile, mõtlesin, et vaataks korra üle, mis Drift Television üldse näidanud on. Tegin ma Drift Televisioni lehe lahti ja hakkasin otsima enda sõite. Enda sõite ma otsisin siis aastast 2021 ja 2022 ja mõtlesin, et laen alla need videod. Kohe, kui ma need alla laadisin, hakkasin ma neid ükshaaval vaatama. Vaatasin, mis ma vaatasin ja tekkis pisar, emotsioon, sest kuigi see on läbi ekraani, siis emotsioon on ikka säilinud. Siis ma elasin selle kõik läbi ja ma juba sügelen, et saaks sõita järgmine aasta uuesti. Kahjuks või õnneks jätkan ma Street Classis, sest ma ei leidnud endale uut autot semipro jaoks. Nullist ehitada on väga kallis ja ma ei võimalda seda mitte kuidagi. Mõtlesin, et kogun kuskilt sealt ja võtan sealt ja laenan siit ja võtan kolmandat ja äkki ma kuidagi saan semipro auto. Ei saanud, polnud piisavat pakkumist minu jaoks siis. Pakkumisi oli, aga need olid natukene materiaalselt liiga kõrged. Ja siis ma otsustasin, et ma jätkan Street Classis. Street Classis ma jätkan aga natukene muudatustega. Täpsemalt siis autol tekib natukene jõudu ja ma siiralt loodan, et ka natukene välimus muutub. Kuid see selleks. Videosse ma panin kokku siis nii-öelda highlightid, need klipid, mis olid tõesti sellised, mis minu jaoks tähendasid midagi. Kas need siis olid, et esimene ametlik sõit Pro-klassi auto vastu, esimene kvalifikatsioon, mis oli top 10 kuskil, esimene kvali võidu video, siis oli Saku Suurhalli klipp oli hästi palju, sest Saku Suurhalli võistlus oli nii imeline, et siiamaani värisen, vaatan ja värisen, see oli mega lahe. Väike lisa ka, et kui sa näed videos, et ma ei olegi nii lähedal ja miks mina võitsin, siis mul on väga head spotterid, kes ütlesid mulle, et mu vastasvõistleja eksis kuskil ja mul ei olnud mõtet teda suruda, vaid ma tegin safe run'i ja nii oligi. Ühesõnaga, see aasta lõpetasin, 2022 aasta lõpetasin ma 3. kohal ja järgmine aasta ma pean ka Street Classis tulema esimeseks. See on tegelikult unistus ja ma loodan, et see unistus on võimalik täide viia. Kõik sõltub minust endast ja ühesõnaga vaatame videot. Ja see video on selline nagu ta on ja see kõik on tänu vihurautole, trailerendile, Aquarium Plusile. Poleks neid, poleks ma nii kaugele jõudnud, sest oma rahakoti ees sõita täismahus iga viimse detailini planeerides on ebareaalne. Kes teab, siis ma alles see suvi lõpetasin kooli ja vaatame, mis järgmine aasta toob. Aga praegu vaatame kõik koos nüüd selle väikse koguse videoid, mis ma olen kokku pannud ja lihtsalt vaatame. Aitäh, näeme! Auto teeb da. Teie ees Kirill Zukov. Ja trailerirent.ee on siis pilli koos käima saanud ja ilmselt kui midagi ka juhtuma peaks, et ära sureb, siis küll siis ära viidakse trailerirent.ee abil. Sellest sooaugust, kus need hundinuied on, sealt kõige sügavamast kohast, kuni siis selle punase konteineri ette vaata, kus piirde ääres rahvast on. Et kui püstloodis see kõrgus erinevus võtta, see pidi olema 30 meetrit. See ei ole normaalne. Aga ka see ei ole normaalne, mida teeb Kirill Zukov. Milline sõit, eelmises sõidus alles käkerdas, nüüd tegi väga kena soorituse, pange käed kokku, rahvas. Nii on ja Street Classi auto versus Pro-klassi väga erisugune auto. No, üks saab väga palju nurka visata, proovib siin varastada, mis on natukene ka lubatud jälitajal autol. Aga näete seda kiiruse vahet, nüüd on vaja meeletult lõigata Kirill Zukovil seda rada
et jõuda järgi kuidagigi, proovida midagigi teha, et püsida joonel. Ja tundub, et Kirill saab täitsa enam-vähem arvestades olusid sellega hakkama. No Hans-Christian Kull loomulikult suurema nurgaga, suurema võimsusega läheb siit oma teed ja ega siin selles osas üllatust ei ole, aga tore on näha, et Kirill Suhkov sai oma poole ülesandega väga hästi ikkagi hakkama. Nüüd on ju tegelikult vaja oma jälitussõit. Ega lihtne olukord ei saa olla ja lisaks sellele jääb natukene maha ka stardis, mis annab hea eelise Kirill Suhkovile. Ja vaadake, peab isegi Hans-Christian Kull väga-väga palju lõikama sealt. Aga no juba ilmselgelt on ta seal ukse juures ja sellest ei olnud ka mingit küsimust. Aga Kirill Suhkov teeb väga-väga tugeva sõidu. Mõelgem vaid, mida teeb Suhkov siis, kui on tal näiteks võrdväärne auto vastu panna. Tundub nii, et väga-väga kena sõitu teeb Kirill Suhkov ja kas tõesti võime näha, et esimene street-auto saab siit näiteks edasi? Järgmine võistleja Kirill Suhkov, tänane kindlasti üks favoriit. Auto teeb da-da-da-da-da. Teie ees. Kirill Suhkov. Natuke pani käigu mööda, aga sai ikka ilusti trajektoori peale sügavalt sees. Nina võtab ilusti ära, sabas on väga ilusti sügavalt sees. Ei keeranud seekord nurka nii palju peale. No, kiirus säilis ilusti, hoiab peal. Da-da-da-da-da-da-da, BMW tuleb ilusti. Natuke sügavamal Weisswerbi kurvis oleks võinud olla, aga ilusti ühtlaselt tuleb läbi. Ei poo kinni. Rahvale seekord ei tee. Aga punktid korralikud käes. Kirill Suhkov siis kvalifikatsiooni võitja ja Ingvar Toomaja kvalifikatsiooni tagantpoolt lähevad omavahel kokku. Suhkov ja Toomaja teie ees. Suhkov sõidab BMW-l, mis on halli värvi ja Toomaja BMW-l, mis on musta värvi. Mõlemad saavad väga hea stardi. Jõudu on mõlemal autol enam-vähem ühepalju. Suhkovi auto teeb väga põnevat häält piirajas. Väga mõistlik eessõit ja on näha, et jälitaja korralikult üritab teist autot kätte saada, pingutab nii, mis ta pingutab. Selgelt on näha, et kui Suhkovi auto läheb piirajasse, siis Toomaja jõuab talle järgi. Ei tee rahvale kumbki. Väga mõistlik tandem, täitsa tandemi moodi juba. Me like. Suhkov ja Toomaja teie ees. Toomaja juhib. Said korraga kohalt ära, Toomaja sõidab eest ära natuke. Väga ilusa joonega tulevad mõlemad. Võtavad ilusti nina ära, oi-oi. Suhkov tuli praegu ikka väga raskest olukorrast välja auga. Poleks uskunud, et ta sellest nii hästi pääseb. No väga ilus jälitus, väga tige, väga hea eessõit. Jälle üks korralik poisid, Street Class teie ees. Toomaja ja Suhkov. Et Drift Televisioni videost on ilmselgelt näha, kuidas Toomaajal siis FS-i kurvist välja tulles läheb käik mööda või siis ta ei tee klatškiki, ta ei jõua üldse sabani. See, mida Suhkov seal taga tegi, see on amazing. Selles suhtes, et sa tuled streedi pilliga ja põhimõtteliselt ta seisis koha peal külg ees ja pumpas aina sidurit, et järgi jõuda. See oli väga äge. Suhkov, aplaus sulle!
edasi läheb Kirill Žukov, V36. Mina ja minu nimede teadmine, Kirill Žukov ja Frank Passer teie ees, vabandust. Žukov ees, Passer jälitus. Väga hea võrdne start. Žukov läheb natuke eest ära, aga Passer on kiirem, seda me teame. Oi, kui ilusti mööda välimist jäl. Passer jälitab super hästi. Sergei on Žukov on täpselt seal, kus ta peab olema. Natuke Passer jääb praegu järgi. Žukov tuleb kiiremini luunakurvist välja. Weissheibi kurvis on nad täiesti võrdselt. Jälitus on väga hea, eessõit on mööda joont. Ja kas tuleb rahvale? Ei tulnud. Rahvale ei tehtud, aga sõit oli väga hea. 3. ja 4. koha sõit. Žukov versus Šestopalov. Sõitjad on valmis. Let's go! Start oli võrdne. Initiation. Ilus, võrdne. Šestopalov lõikab järgi. Ilusa joonega tuleb Žukov. Võtab ilusti ära nina, võtab ilusti ära saba. Šestopalov on just seal, kus ta peab olema. Väga ilusti lähenetakse luunakurvi. Väga ilusti tullakse välja. Mõlemad natuke venitasid. Ollakse ilusti raja keskel, kus peab olema. Weissheibi kurvi jõutakse võrdselt. Šestopalov ei lähe nõukõuse, ei lähe ka Žukov. Rahvale tehakse korralik nuudlishow. Žukov tegi super eessõidu. Žukovi liid run oli, ma ütleks, üks päeva parimaid sõite täna. Kirill Žukov oma teiseks hinnatavaks ringiks. 71 esimesest all korralik tulemus. No, Kirill tundub siuke hea oskuslik sõita, et mees on käinud kõvasti oma sõiduoskust lihvimas nii kehal rajal kui mujal ja no seda on näha. Ta on ikka selle autoga väga sina peal ja seda on kohe lust vaadata. No, ütleme, et siit võib tulla punkti parandust. Aplaus Kirillile, väga tubli sõit tema poolt. Ja nagu me ennem ütlesime, siis väga hea platvorm näiteks minna edasi järgmiseks aastaks, kui võimalused lubavad. Miks mitte semiproosse? Aga miks mitte? Sest et näha on, et talenti, kui sellist siin on, kui trenni on ka tehtud sinna kõrvale, siis see on ainult hea aine minna edasi. Absoluutselt. Nii, ja start on antud. Teine vaatus nende vahel. Ja võtab Kirill ennast kohe siia suhteliselt külge ära. Oi, kui lähedale ta tuleb. Nii lähevad. Oi, aga on praegu küljes Kirill Žukov. Saab poolevaatusega ka, ei tee seda sama viga, mida tegi Risto Rootensen eelmises ja püsib lõpuni nagu takk jaas küljes. Oi. Väga ilus. BMW. 4 uksega. E36. Rocketpanni tagatiivaga. Kirill Žukov! Kirill Žukov siit edasi ja järgmine paar on meil siis Kristjan Järve versus Kirill Žukov. Väga tugevad sõitjad on jõudnud nagu kokku ja oi. Žukov kohe hammustama. Kristjan oli ilus, siuke gaasi peal elav sõidustiil. Väga hea vaadata. Kirill talle sekunditki alla, siin ka võibolla ilusasti lähevad poolevahetuse ka ja lõpuni välja. Ja väga ilus. Nothing between them, just there. Kirill Žukov! Kirill Žukov. Järelikult see risk õigustas, mida Kirill Žukov võttis. Nii, Reino Kolk ees, Kirill Žukov tuli järgi ja vaatame, kas Kirill vastab samaga. Ja istutab ennast sinna suhteliselt külje alla, aga samas ja hoiab sikast parat, vaatame, mis nad nüüd siin luunagrupist välja tulles. Oi, Kirill kukub ründama ja väga ilusa poolevahetusega kopeerib Kirill. Ja kas nüüd saab külje peale? Ja saab ja tulevad koos. Oi, kui ilus!
see, pane autogramm peale. Ja edasi, Kirill Šukov! Aga jah, noh, 3.-4. koha me saime ühe one more time'iga ära lahendatud, vaatame palju siis nüüd finaaliks läheb. Oi, kui ründavalt tuleb kohe Kirill Šukov sisse, aga Karli tase hoiab oma joont. Ja niimoodi lõikab. Ja püsib ja püsib ja püsib ja püsib ja ei anna väga palju alla Kirill Šukov ja no pisukene vahe sisse jääb, aga üle finišijoone nad on. Ja käib ikka väike show ka siia lõppu juurde. Aplaus meie finalistidele ja tõesti suured tänud pealtvaatajatele visalt vastu pidamast. Pärt Kuvas ja Rainer Muuli, nii et Pärt Kuvas ja Märt Kuvas peavad siin väga hoolsalt oma autot vahetama ja praegusel hetkel ongi siis meil Märt Kuvas ja Kirill Šukov juba ilusti joonde aetud ja vaadake, mis võib juhtuda. Street-klassi auto läheb siin, teeb rahulikult oma kvalliringi ja taga Märt Kuvas siis võitleb oma oluliselt võimsama ja slick-rehvidel siin Supraga ka väga keeruliseks oma olud. Aga Kirill Šukov teeb väga head tööd ja näitab, miks ta eile oli siin eestlastest parim ja jällegi taas eksib taga sõites. Märt Kuvas loomulikult on autode kiiruste vahe päris suur ja see teebki jällegi põnevaks selle, aga kõik peavad sellega hakkama saama, et sisuliselt tegelikult on neid võrdseid hetki. Ja lähevad oma esimesele hinnatavale peale. Kuidas siit stardist õnnestub, kas proovitakse kohe ära küpsetada? Ei, Kirill Šukov saab ka samuti väga hea stardi ja aimab väga kenasti Karl-Sander Joonsoni siis drifti alustamist ja tulevad nad sealt teisest ja kolmandast klipist juba läbi. Šukov on väga ilusasti seal kannul, nüüd tuleb väike vahe sinna sisse, peab väga järsu tagasi pöörde tegema, aga suudab kuidagi välja sidurdada ennast sealt ja proovida ikkagi jälle lähedust saada Karl driftile. Õnnestubki see, seisma keegi ei jää, Karl drift teeb ees väga head sõitu, palun paar nuudlit ka rahvale ja tuleb. Nii et nüüd tuleb ise teha veel paremini, kui Karl-Sander siin tegi ja loota ka Karl-Sanderi eksimusele. Kuidas see läheb? Kirill ja Karl seekord peale minemas. E36-l tüüpiliselt tuled ei põle, aga sealt nad lähevad. Kirill Šukov ees, peab päris sügavale kandma ja teeb seda, püsib lõpuni sees, see on juba parem kui Karlil oli. Siit lai joon, mida Karl suudab vastuseks teha, jääb ajastamisega grammikene hiljaks, aga on lähemal siit ja kuidas siit minema saab, see on oluline. Siin peab püsima nüüd, ei tohi nii suurt vahe sisse lasta. Hea küll, lõikamine lõikamiseks. Kirill Šukov jällegi paistab sügavamal olevat sees, teeb head, paremat vallijoont tundub äkki kui Karl drift, aga pärast selgub see kõik. Valguse sähvides tulevad nad sealt ära üle Liqui-Moly finišijoone ja jäävad Annika juurde ootele. Ja kas meil otsus on olemas? On see Karl drift või on see Kirill Šukov? See on Kirill Šukov! Ja Šukov, ma ei tea, kas Karl-Sander mõtleb ise seda, et ei vahet ei ole, et edasi saanud, vähemalt ei pea pesuri vastu sõitma. Aga ma arvan, et Šukovil vahet ei ole. Ma arvan, et see vend läheb lihtsalt, hoiab peal ja see saab kindlasti põnev lahing olema ja huvitav valik. Kollane tuli, mis tegelikult õhtu pimeduses kindlasti hea on, kasutati seda ralliautodelgi vanasti ja kes teab mille pärast, sellepärast, et kollane valgus on õhtu pimeduses palju parem. Ja Šukov ilmselgelt jääb siin maha, aga peab proovima siis võimalikult palju lõigates järgi saada. Pesur muidugi teeb endast kõik võimalikku, et sinna tomusse see väike striidiklassi autoke jätta. Ja hetkel nii ka on, Šukov peab siin maru rahulikult nüüd võtma ja lihtsalt lõpuni kuidagi tulema ja mitte ise eksima. Hämmastaval kombel seda suudabki, nii et käed kokku. Kirill Šukov näeb sellest tomus veel ilusti tulla ja Kevin Pesur muidugi võtab nuudlit ka veel siin pealtvaatajatele.
Väga vabandan, et ma naeran teile siia kõrva, aga küsiti Kirill Žukovilt, et kas see kollane LED-paar võiks teda häirida. Ilmselgelt, kuna enne pole veel ta selle nii-öelda ees sõitnud, siis ta ütles, et ta ei tea, et tal on pohvi. Ja läheb peale, läheb minna. Kirill Žukov teie ees, Kevin Pesur tema järgi ja sealt nad edasi tulevad. Kuidagi suudab Kirill Žukov teha ilusat eessõitu ja seal väikeste vahega kohe järgi on Kevin Pesur, mis ilmselgelt on oodatav ka, et praegu on see pro ja street-klassi vahe ikkagi nii meeletu suur, et Žukovil on siin midagi väga-väga raske teha, aga käed palun kokku, Kirill Žukov, eile parim eestlane ja täna tundub, et ka streedimeestest ainukene, kes veel järgi on jäänud. Kas seda näitab meile Annika? Seda näitab ja näitab, et Kevin Pesur läheb siit edasi top 4. Nii, aplaus, veel kord, Vihur Auto ja Kirill Žukov. Kui see mees saab endale gramm kiirema auto, siis kindlasti näeme teda veel ja loodetavasti juhtub see juba järgmine aasta.